Kalastuslaager on läbi ja nüüd vaatame, mis meil kalad on. Oota veel. Mis meil kalad on siis, mis me ise ka püüdsime ja tegelikult päev enne püüdsime ka või? Oli või? Jah. Niimoodi umbes. Ja nüüd on siuke värk, et me tegelikult peamegi need sorteerima. Et meil oli Vagla farmi ka vaja seda nii-öelda ainet, mis siis vakla tekitab. Me ei jõudnudki veel seda teha. Ehk siis me siin nüüd sorteerime, mis ja kuhu. Laibad lähevad siis, me ei tea, kaua nad surnud on olnud. Vesi on juba soe ka enam-vähem. Et surnud lähevad Vagla farmi ja elusad Rauno tahab siis teha voblaks. Ehk siis siin sorteerime siis. Soola siis põhja peale ka, raputan natukene laiali. Ja nüüd lao siis järjest need kalad siia. Teeme nüüd seekord niimoodi, et me ei pane niimoodi kihiti ikkagi soola, vaid laputame siia kõvasti soola peale, kaan peale ja siis raputab niimoodi seda kasti. Igatepidi, noh, see liigutus nüüd külje suunas igatepidi. Külje suunas ka igatepidi. Külje suunas ka, nii et nad ikka läbi saavad. Nii, kinni ja töökotta laua alla, seal on päris külm. Ja need, mis siin praegu on, lähevad Vagla farmi, siin palju ei ole, aga noh, selles mõttes, et me hakkame juurde panema neid sinna ja vaatame, mis siis saab lõpuks. Meil on siuke loom, et see tuli siia sööma seda särje, kuivanud särje värki, mis ma siin ise söön. Ja siis juhtus niimoodi, Timmu, tule siia, et loom kukkus siit terrassi pealt alla ja kukkus niimoodi peaga vastu maad, et nüüd on kõrva taga vihmaussid. Timmu! Et ootame, kui loom tuleb siia tagasi, vaatame, mis tal roomab seal kõrva vahel. Ta hakkas nagu tagurdama siit sinna vana kämpsa poole ja siis Timmu! Siis kukkus alla ja praegu panime tähele. Nii, tule siia, istu. Nii, et siin voolab üks uss voolab tol siin. Jaa, kiiks. Uss voolab siin ju kõrva vahel ju. Võtame selle mehe ära siit. See tahab ka elada. Vaat siuke tegelane. On ikka loom. Ta on teist korda kukub siit alla juba. Ta talvel kukkus ühe korra veel. Mis siis õhtul toimub? Istume siin lihtsalt. Hästi väsinud on olla. Teeme mingit lihavärki. Loom on siin. Rauno on seal taga. Püüab särge. Sööme, teeme, puhkame. Ja tegelikult on nii, et Rauno sai siit 2 hästi suurt särge veel. Need on ka niisugused 300 plus grammi. Et täpselt ei tea, ei kaalunud. Ühe panime juba soola ära koos nende eelmiste särgedega, sest see tuli suht kohe peale seda, kui need säred soolasime, aga teine veel sumbas, eks ta ise näitab pärast. Võib-olla saab sealt veel. Seal on mingi sükene koht, kus on madal ja rohtu täis ja vee peal päeval oli näha ka passivad need suured seal ja need suured on sinna jäänud. Ehk siis, kui seal ühe suure võtad välja, siis natukene läheb aega, need nagu ehmatavad ära ja siis hakkavad vist jälle võtma. Et sükene hästi lühikene tegelikult peale laagri video tuleb siis, sest meil ei ole aega siin jälle pikalt filmida vahepeal. No, filmime küll, homme filmime ka tõenäoliselt, aga ei ole veel kindel. Seda näeb, kas filmime homme ühte üritust. Näitad oma särge? Ma ei viitsi. Võta sumba juurde. Et need särjed, millest just natukene aega tagasi sai räägitud, paar tükki on siin. Ja ma mõtlen, et ma ei viitsi hakata juurde püüdma. Mul pole siin aega praegu neid juurde püüda ja seda 2 kala siin nagu soolama ka. Et vaatame nad üle ja kingime neile hoopis elu. Et laseme nad tagasi. Et noh, üks on siuke päris ilus rookas jälle, et noh, äge loom, aga mine, tee oma asju edasi. Ja noh, muidu on plaanis tegelikult siit ju välja kraapida see rohi ka, et siin on paha käsi õngedega muidu püüda. Aga noh, peaks ühe koha võib-olla jätma natukene seda rohtu või ma ei tea, ma mõtlen, ma kaalun seda asja, sellepärast et see koht siin ongi, kus see Rauno neid suuri sai.
seal on nagu niisugune, jah, ma ei tea, need suured särjed kogunevad siia, seda on ülevalt näha ka kämpsast, kui päike peale paistab, et need särjed passivad nagu seal. Võib-olla see on siis neil mingi hea niisugune, ma ei tea, varjumiskoht või midagi seal rohu sees, et kuskile peaks nagu rohtu jätma ka, mitte kõike seda nii rohuvabaks kraapima, aga noh, mingi kohad peab tegema ikkagi päris puhtaks ka, et see on kalastuslaagri ajal nagu õnged kinni ei jää. Et noh, eks siis vaatab, kuhu teeb püügikohad ja kust ära kammib, et noh, nüüd hakkab see malts kõvasti kasvama ja me peame hoidma selle niimoodi, et see siin kinni ei kasva. Ja ma seda ei näidanud, ma viisin need särjed sinna Vaglafarmi eile ära juba, aga eks paar päeva peab ootama ja siis ma näitan selles samas videos veel paari päeva pärast, et mis olukord seal on ja kas seal on ka midagi juba nii-öelda vaklasi peal. Ja lähme siis vaatame selle Vaglafarmi ka üle paar päeva, tegelikult 3-4 päeva on juba möödas, täpselt ei teagi. Seal peaks olema mingit vakla juba tekkinud. Et siin on viimasel ajal, noh, mul on hetkel vist mingi 5 videoprojekti pooleli või, et midagi on lõpetatud, vaja lihtsalt töödelda, midagi on poolikul filmimisel veel, 3 videot on samaaegselt filmimisel. Et näed, siuke jama ka, ehk siis nüüd igasugustele muudele töödele lisaks peab hakkama juba trimmerdama ja tegema. Siin ka asi liigub, trepivärk, et seda ka ühes järgmises videos. Aga praegu jah, et lähme vaatame selle Vagla asja üle, et kuidas seal olukord on. Kas on hakanud juba tekkima midagi ja siis paneme saepuru ka sinna alla kankusse ja seda räägib juba seal, et miks see saepuru seal peab olema. Aga põhimõtteliselt jah, ma usun, et seal võiks juba olla mingit vakla sees. Ja siis hiljem vaatame peale Vaglafarmi veel seda ka, et kas meil ussifarmis nii-öelda ka juba midagi tekkinud on see kompostiunnikus. Ja siis, kui ma juba lähen sinna vaklasi vaatama, siis vaatab juba ka, kas on äkki midagi mälukaartide peale huvitavat jäänud. Aga siin jah, ei pääse, juba peab hakkama, siin kasvab nagu nii, et hommikul vaatad ja õhtul vaatad, näed juba vahet, et peab hakkama juba nii-öelda trimmerdama ja tegelikult siit ka neid oksi ja jama eest ära võtma, sest varsti enam ei pääse siit lihtsalt läbi. Ja, aga selge, vaatame siis Vaglafarmi juures edasi, mis olukord meil seal sees on juba. Meil on siin see jah, katus ikka peal, tuul pole ära puhunud, ma mingi hetk panin küll selle nööri ka siia igaks juhuks turvamiseks, et ta külje suunas ära ei vaju ja ühe kruvi sinna taha juurde. Aga vaatame, mis siin kastis on kõigepealt siis. Oi, siuksed asjad. Okei. Et mis satikad need siis on? Hea küll, raputame need välja ja vaatame, need on natuke valed asjad, neid me ei tahtnud. Ja vaatame, mis seal kastis endas. Ja vaatame. Okei. Siin on mingi siuke teema. Et need putukad, ma vaatan, söövad siin. Ma ei tea, mis putukad need on. Google'il mingil asjal laskma uurida. Paneme ChatGPT-sse, mis putukad need on. Siin nagu ma kärbsevakla ei näegi praegu. Ai, on küll, väiksed on peal, aga nad ei ole veel nii-öelda piisavalt suureks arenenud. Aga kärbese munendaga ragistuvad siin nende kallal need putukad. Et mis elukas see on siukene siis? Et seda tahaks teada. Jah, aga noh, selle saepuru juurde, et küll need vaglad ka tulevad. Et saepuru tuleb siia sisse panna, sest et kui siia nüüd need vaglad kukuvad ja nad selle lägaga koos on, siis siukene lägane vagel kleebib siia kanku serva külge ja saab niimoodi lägasena, siis tõesti saab siit kanku seest välja. Ja noh, ma ei tahan, et nad nagu säiliksid ka paremini ja need lägased ei säili nii kaua, siis panengi siia põhja seda saepuru. Et siis ei teki seda olukorda, et nad lägaseks jäävad ja siit nii-öelda välja pääsevad ise. Vot, et teeme seda asja. Paneme paar peotäit saepuru põhja ja eks siis tuleb oodata, kuni nendest kärbsemunadest arenevad juba päris vaglad välja. Või mis teema siin on, äkki need satikad panevad nad nahka siin või miks need siin järsku niimoodi sees on.
Vot seda ma hakkan nüüd uurima, mis elukas see on ja mida tema teeb minu vaglafarmis. Aga noh, okei. Vaatame, äkki saame veel sellesse videosse vastuse, mis tegelased need on. Ja tuleb välja Google Lensi andmetel, et selle asja nimi on siis must raisamatja. Aga ma nüüd loen ka selle kohta, et mis asja ta siin matab või teeb, siis tuleb siin kurat minu raibet ära sööma, mille peale vaglad peaks tulema. No vaatame, mis ta siis on. Ühesõnaga saime siis teada selle eluka kohta natukene rohkem. Et see on siis jah, ongi siuke elukas, kes läheb mingi kõdunevate organismide peale ja noh, lagundab neid nagu, läheb sööma ja munema sinna ja ehk siis noh, näriliste ja mis asjade siin korjuste peale räägib, et ronib ja orienteeruvad lõhna järgi, leiavad laiba kiiresti ülesse ja ühesõnaga, mis ma sellest raisamatjast siin pikemalt jahun, et igaüks guugeldab siis ise, mis elukas see on ja milleks see nagu kasulik on, aga ma kardan seda, et see nagu on konkurent nendele kärbestele siin ja see hakkab segama nende kärbeste nii-öelda munemist siin, äkki panevad need vaglad ka nahka, noh, ma ei tea ju. Ühesõnaga, uurin selle kohta veel ja võtame vastavad meetmed kasutusse siis, kui me noh, ja kui tekib olukord, et meil ei saa need vaglad siin nüüd niimoodi areneda nende raisamatjate pärast. Ja meie pandud 3 pesakastis ka vist mingi elu käib sees. Igal juhul Risto nägi üks päev, et mingi lind oli siit välja lennanud ja teine asi, et nägin, et oli mingid sulgesid seal avause küljes nagu 2 sellel kastil, aga eks seda praegu ei kuule linnu säutsumist, mingit tegevust, eks seda praegu hakkab siis jälgima, mis siin elu käib ja noh, väga liigidalt ei passi. Et kes tahab näha, kuidas need said tehtud, siis võite julgelt liituda selle meie premiumiga. Ehk siis selle subscribe nupu kõrval on niisugune nupp, nagu sõltub, mis keeles teil see YouTube on, kas on join või liitu. Sealt saate siis toetada meid pisikese panusega igakuiselt ja siis nii-öelda vastutasuks väikseid lisavideosid veel meie toimetamistest siin. Ja siin on meil veel üks asi veel. Üks pesa on seal veel, aga see on varese pesa. Ja pole kaamerasse saanud, aga aeg-ajalt on seal niimoodi, et kull lendab sealt üle ja siis vares nii-öelda kaitseb. Tekib niisugune väike õhuvõitlus, nagu hävitajad panevad. Et katsume natukene lähemale saada ja ega seal vist praegu tegevust ei näe, see on nii palju eemal, et mul peaks väga hea zoomiga kaamera olema, et siis saaks filmida natukene lähemale seda pesa, aga äkki mõtleb midagi välja. Et kui seal mingi kraaksumine juba pihta hakkab, siis on kindlasti kuulda, aga jah, hetkel me sinna kuidagi pessa ei näe, mis elu seal käib. Et kui nüüd üks hetk selle droonilendu saab, vot siis, aga ma pole üldse saanud aega tegeleda, no päriselt. Et ma küll tegelen selle drooni asjaga üks päev, aga jah, teeme siis selle ametlikult selle loa ära, muidu mõni läheb kaebama kuskile ja siis on mul jälle mingisugune jama kaelas. Et teen selle loa ära siis ja registreerin ta siis ära ja siis hakkan taga lendama, aga seal üleval jah, on varese pesa. Ja aeg-ajalt ta lendab sinna siis sisse ja välja ja et mingisugune tegevus seal käib. Ja vaatame, mis meil siin ussifarmis siis ka on. Ja kui midagi on, ma võtan igasuguses suuruses ussid ära. Sellepärast, et siin ju peaks vesi nüüd nii palju soe juba olema, lõpuks peaks ju see latikas ka sööma hakkama. Ehk siis, kui me siit mingit ussi leiame, siis saab ju väikeste usside puntra panna ka konksu otsa, mis peaks ju ka latikale ja mingile kalale sobima. Küll väiksed saavad siis ka nii-öelda ja ongi. Väiksed saavad siis ka nii-öelda ju näppida seda konksu otsast, aga noh, päris nii väikseid ei võta, aga midagi on juba, jah. Aga noh, on nagu on. Ühesõnaga, seda peaks niikuinii aeg-ajalt vist segama ka või õhutama või, et ta siin nii hallitama ei lähe. Tuleb ju komposti hunnikuid segada ka vist aeg-ajalt. Tuleb ju, minu arust tuleb. Ma ei ole komposti asja kohta ka nii uurinud, aga minust tuleb neid aeg-ajalt nagu segada, et nad siin liiga hallitust ei teki.
ja mingisuguse, õige komposti tegemine on muidugi teistmoodi. Me ei tee siin nagu päris niimoodi, me tahame lihtsalt omale siia, usside jaoks, aga jah, näed, siukseid väikseid on, jah. Kus ta nüüd kadus? Kadus ära. Aga suurt midagi veel ei ole näha. Anname vist aega natukene veel ja näed siin mingi väike jälle pani minema juba. Ma kättegi siin oma kindega neid. Okei. Suuri horde ei ole. Ehk siis veel ei saa. Aga muidugi saab kasvatada alati seda kõige kiiremat varianti, et kastadki ühe koha kuskil maa peal lihtsalt. Ma olen kunagi näidanud ka, kuidas ma olen usse otsinud, et ühe mingi maalapi kastad lihtsalt hullult üle. Siis tuled maa seest välja või teine asi peale vihma siin on ka, ma olen näinud siin asfaldi peal. Maja ees asfaldi peal näed siin mingid väiksed saab korjata ja tulevad asfaldi peale. Ja siis ma mingi päev siin korjasin ka, et ma nagu varun kalastuslaagriks ette neid. Ja, aga siin hetkel jah, midagi suurt ei ole. Aga igal juhul jah, kontrollitud siis. Ja ega midagi. Oli tore, et kui meeldib, mis me teeme, siis subscribe ja like ja meie toetuseks siis kaaluge ka varianti selle membershipiga liitumiseks. Ja näeme järgmises. Kirjuge magama kratid ja davai. Tegelikult siia lõppu vaadake veel, kuidas meie loom sööb keedukartulit. Kartulisalatist. Appi minna.